tere minu poolt ka kõigile ja alustaksin natuke eemalt. Meile on räägitud, et hinnatõusud, maksud ja muu taoline teeb inimeste elu paremaks. Siis räägiti meile, et Tartusse vangide toomine teeb inimeste elu julgemaks, tõstab inimeste julgeolekut. Algul ma arvasin, et see on samasugune jutt ja sama hea vale, nagu Reformierakondlaste, sotside, liberistel ikka. Aga siis hakkan mõtlema, et äkki on sellest kõige siva kah sees. Äkki on sellega nii, nagu teistegagi sotsialistlik-liberaalsete asjadega. Me lihtsalt ei saa nendest aru ja nemad ei saa meist aru. Ja maksutõusuga on asi üldiselt lihtne. Need, kelle elu paremaks muutub, on inimesed ja ülejäänud ei ole inimesed. Ju nad on siis pööbel või olete küllalt kuulnud need reformierakondlaste tehti juttu, kes nad on. Ja oligi inimeste, nende ennast inimesed, mida elu läks kehvaks. Ei olnud enam mida varastada, ei olnud enam mida kilekotti panna, ei olnud enam mida lehmetada ja siis tuligi maksu tõsta. Ja inimeste elu läkski paremaks. Aga nagu ma ütlesin, ega pööbel kedagi nende hulgast ei huvita. Nemad peavad ainult ennast inimesteks. Ja samasugune asi, natuke pikem, on ka vangide toomisega julgeoleku tõus. Inimeste julgeolek pidavat ju tõusma. Ja nüüd siis vaatame, keda meile siis tuuakse. Küllap mäletate, et Euroopas vägistajaid vangi ei panda, vähemalt üldjuhul. Oli küllalt neid, kus öeldi, et jaa, see on seal tulnud ka kohalik komme, me peame seda austama, seetõttu me teda vangi ei pane. Ja siis oli juhtum, kus üks tume või kogul väga tume pederast poisi ära vägistas. Ja teda ka ei pandud vangi, sest temal oli väga tugev sugutung. Aga vangi ei pandud. Ja nende suhtes, kes on massiliselt naisi kiusasid mingi tarruhiga või mis neil seal oli, nende suhtes ei alustada üldse menetlustki. Aga Eestis on pilt umbes sama. Kõruvägistajaid menetlust ei alustatud, staarfotograaf menetlust ei alustatud, Pihlakodu menetlust ei alustatud, selle vahetu vägistajale võib-olla tehakse karm karistus, lastakse töölt lahti. Et kes seal Rootsi vanglates siis on ja millest nad süüdi on? Ja vaata, kuidas vaatad, nad on süüdi mitte selles, et nad kellegi ära vägistasid või tapsid, vaid selles, et nad tapsid ära vale inimese. Nad tapsid ära või vägistasid ära kellegi nendest, kes ennast inimesest peab, mitte pööbli hulka kuuluva. Ja kui see vangid, olgu nende haridusega, kuidas on, selle nad saavad ikka selgeks, et edaspidi nad teavad, keda tohib ja keda ei tohi vägistada. Ja seetõttu inimeste julgeolekut see ei riiva. Kordan veel kord, pööblit nad ei arvesta. Aga siis läheb asi veel huvitavamaks. Meile öeldes, et tõstab julgeolekut. Aga siiamaani ta ainult inimeste, mitte pööbli, julgeolekut halvemaks. Ja et sellest aru saada, selleks tuleb vaadata ajalukku ja ühe globalisti, sotsialisti, reformari Lenini suunas, kes selleks, et oma julgeolekut tõsta, ta ei saanud ju kõigile kallale minna KGB või kapo või millega ta seal oli. Selleks tema sõlmis lepingu seaduslike varastega ehk varaste eliidiga, keda tema kinni ei pannud ja kes siis vajaduse korral vastalisi, neid tagurlasi ja konservatiivsete mõtlemistega inimesi ja korrale kutsusid. Ka siis mõneks ajaks või koguni eluks ajaks suuneid kinni pani. Kas Eesti vastavatel organitel
noh, alates mõnedest ministritest või peaministritest analoogne leping. Siin see allilvaliididega on, seda ma ei tea, aga vaadates siinseid kohtuprotsessid, tuleb kuidagi väga tuttav ette, nagu oleks Lenini aegne omaaegne Venemaa. Ja sel juhul on neil ka selle suhtes õigus. Inimeste julgeolek paraneb, sest neid ei julgeta enam kiusata, kui nad seadusi rikuvad, riiki varastavad, lehmed teevad või makse tõstavad. On, keda neile kallale saata. Nii et jah, millise märta osas vaadata, aga kui vaadata seda kõike meie seaduse tegijate märta osas, siis võib neil isegi õigus olla. Aga paraku ei saa meie sellest aru, sest meie ei kuulu nende inimeste hulka, meie kuulume selle teise osa hulka. Tänan.